Tervis, meil Illar Kohvina. Vaata, täna on kolmapäev, 4. november aastal 2020 ja tegin väikese külastuskäigu siia Riisale Aadriaanile. Ja kõigepealt näitan siis neid seisvaid hooneid siin, eks ole. Et siin oli see saunavärk, mis siin kõik oli. Aga see on see Aadriaani hoone. Kurepesagi on siin ja ümbrus on selline. Mina mäletan sellest ajast, kui mina alles laps olin, siis sai ikka vanatädiga käidud siin Riisal, poes näiteks, kus käisin nädalas 2 korda ja vahel korra, eks ole, käis ka kauplusauto. Siin oli, uks läks siit, eks ole. Nii et siit sisse. Nii et siin oli selline, nüüd ei ole siin mitte midagi, eks ole, aga et siin olid rahva postkastid sees kõik kenasti. Ja viimane elanik, kes siin oli praegune Rannarancho perenaine Ante Arula, kes siin elas ja oma loomi ja linde siin toimetas. Aga peale selle, kui Ante Arula siit ära läks, siis on täielik tühjus majas ja hooned kõik lagunevad. Aga see on väga-väga kurb, et see asi niimoodi on. Ja meenub ka see, et kui toimusid need Riisa küla kokkutulekud, et siis toimusid ka siin Aadriaanil, eks ole. Et siis siin Aadriaani jõe ääres sai tehtud ühispilti, kui alguses käisid need, toimusid koosolekud, siis jõe ääres tehti selline ühine pilt kõik suurelt. Ja nende kokkutulekute peakorraldajaks oli Milna Jaksi, kes on kahjuks tänaseks juba seal pilve peal. Aga selge see, et aeg läheb ja inimesed lähevad manalasse, eks ole, aga et mispärast siis niimoodi ilusad hooned kõik, eks ole, ilus jõene koht. Kõik siin, ütleme, turismi edendada midagi. Et miks on niimoodi siis seisma jäetud? Et ma tean, et siin näiteks Aadriaanil oli üks perenaiseks Irma Riis ja siis tal mitmed pojad, Aado Riis, Jaan Riis, Jüri Riis. Jüri Riis elas kuskil linnas, aga Aado Riis elas siin ja siis tema vend Jaan elas sealpool kusagil. Aga et ma ei tea, Aadol vist on lapsed Venemaal, eks ole, et nad ei saa ühisele kokkuleppel pole saanud, et kuidas selle hoonest edasi teha, et see ongi nii, et kui on mitmed omanikud, et siis ongi nii, et saak jääb nii-öelda jagamata. Aga saakiks on näiteks, kui oli korralik hoone, et kui oleks saanud katuse peale korralikult panna ja ära parandada, siis oleks ju täitsa kenasti saanud ju keegi siin kas või turismiga omal arendada või midagi nii, et aga praegust ta lihtsalt seisab, mädaneb ja kauas see aeg on, kui ta lihtsalt kokku kukub, sellepärast, et kui katus juhtub läbi laskma ja niimoodi, et keegi ta kõpitsaga paranda, siis on selge see, et kaua neid ju ei püsi, eks ole. Et mina ei ole ka see ütleja siin või ei oska öelda arvata, et kes seda asja võiks siin ajada või edendada, et ikka siis selle Aado lapsed või siis selle Riisirma lapsed ja kuidas need pärandused olid, aga et kui ta nüüd pärandus on, aga siis pärandus lihtsalt seisab ja laguneb, et ma ei tea, et ehk siis suudaks keegi veel seda asja lahendada, et kas ära müüa, eks ole, et muud üle ei jää, kas siis hoone kokku lükata teha siia siis muud, eks ole, peale mõni uus hoonevasi, aga et Riisa külas võiks ju olla sihukest uusi, kas ettevõtlust või uusi inimesi, eks ole, et ma ütlen, et eelkõige just sellepärast, et on ju ilus sihuke jõene koht, kus siin sõnaga kas ütleme matkasid või mida iganes, et sihukest loodusturismi, mida edendada saaks. Et jah. Et siin on lihtsalt teil natuke mõtlemisainet, et võib-olla asja uurite ja äkki saab selliseks asjast asja midagi. Nii et mina, Illar Kohvina.